Tere kuulama stuudios Rohke Debelak alustame uudistega. Riigikogu liikluskomisjon annab teada, et eile peetud nõupidamisel kaaluti liikluse eeskirjade rikkumisega kaasnevate karistuste muutmist. Trahvid on Eestis juba küllaltki kõrged, paljudel inimestel on raskusi nende tasumisega, samas erilist positiivset mõju trahvid ka kaasa ei ole toonud. Seetõttu otsustati, et alates uuest aastast on tõsisema rikkumise toime pannud juhil kohustus 2 kuud ilma palgata töötada liikluspolitseinikuna. Üha teravama kaadrinappuse tõttu on täiendavat tasuta töötavad politseinikud ka igati teretulnud täiendus, teatab Riigikogu liikluskomisjon. Riigikogus aga tuleb peatselt esimesele lugemisele ka erakondade täiendava rahastamise seaduse eelnõu, mis muu hulgas annab Riigikogu liikmetele võimaluse oma tööriietel toetajate reklaame eksponeerida. Poliitikute puhul on seni ainult tulnud nende teema eelistuste ja hääletamiste järgi aimata, kelle värvides nad võistlevad. Samuti saab reklaami eksponeeriv poliitik ilma otseselt sõnastamata anda signaali, miks ta on lühikese aja jooksul näiteks diametraalselt oma seisukohti muutnud. Võimalus müüa poliitiku peale reklaami toob erakondadele sisse täiendavat tulusid ja poliitikud, kes on sagedamini nii-öelda pildis, saavad oma pinda müüa ka kallimalt. Lisaraha on erakondadele hädasti vaja, sest paljud erakonnad on pankrotieelses seisus ja see on ohuks demokraatiale, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Valitsuse sees on aga jõutud konsensusele, et tänasest alates liigutakse personaalse riigi suunas. Hiljemalt 2 aasta pärast peavad kõik hetkel Eesti Vabariigis elavad inimesed ise endale personaalse riigi tegema, sest senine ühe riigi süsteem on oma aja ära elanud ja probleemid kuhjuvad. Kui igal inimesel on aga oma personaalne riik, siis ta saab oma maksutuludega endale lubada jõukohaseid riigiteenuseid, investeerida oma personaalse riigi kaitsesse, haridusse, majandusse, kõikidesse eluvaldkondadesse ja soovi korral teha kõikide teiste personaalsete riikidega koostööd. Üleminek personaalsele riigile on ka üha pingelisemaks muutuvas julgeolekuolukorras parem lahendus, sest miljonit riiki on juba keerulisem rünnata kui ühte. Kui keegi oma personaalse riigi loomisega hakkama ei saa, siis on kurb, märgib valitsuse teade. Eile viidega kõrgendatud valmisolekusse päästeteenistused ja politsei, nimelt varahommikul andis teada Kalamajas elav meeskodanik, et varsti saab ta valmis tuumapommi ja peagi esitab siis ka omad nõudmised. Korteri sisse piiranud politsei alustas läbirääkimisi ja mees andis alla alles 3 tunni pärast, kui tal oli kohale kutsutud TTÜ teadlaste poolt selgitatud, et rikastatud uriini baasil ei ole massihävitusrelva loomine võimalik. Majaelanike sõnul oli lõhna järgi arvates mees pommi ehitamiseks toorainet kogunud enam kui 3 aastat. Ja teaduse vallast. Rühm Poola teadlasi on teinud kindlaks, et kui kovalentsete ammoniaagimolekulide diskarnatsiooni 10. logaritmi eksponentarv ei ole mitte 10, astmes 12, vaid selle beta-versioonis kasutatud Bonacieux voolu tõttu kõikumas erimi piires, siis diffuusiumi sarnasuspiirid omakorda ei ole regeneratiivsed. Kõige selle kasutamisel saaks edukalt toota senisest natukene paremaid traktorikumme. Ja spordist. Eile lõppesid maailmameistrivõistlused Kreeka-Rooma maadluses. Tasavägises matšis võitsid seekord kreeklased. Roomlased jäid auhinnalisele teisele kohale. Võistlustel osalesid kõik kreeklased ja kogu Rooma linna elanikkond. Eetris olid uudised.